Raili, vabandust, unustasin su ära. Ei ole olnud midagi. Ma tahtsin sihukest asja küsida veel, et seoses selle eelmisega, kes rääkis sellest magusa sõltuvusest, mul on endal seesama probleem ja mulle on öeldud, see on armastuse puudusest. Aga lihtsam on võtta seda magusat. Absoluutselt. Aga ma tahtsin ka seda küsida, et kas mu ellu tuleb mingi mees või armastus sellest, kas ma suudan üldse kedagi ligi lasta? Sest See ei ole õige küsimus. sellepärast, et kuna mul on eelnevad olnud vägivaldsed suhted, ma ei ole mitte See, see, see ei ole õige küsimus. Tead, mis on õige küsimus? nii, Küsimus on selles, et sa ei taha, sa ei suuda usaldada, ma ei usaldagi kedagi sa ei tegelikult. usalda. Kas tuleb, siis tuleb niikuinii, see ei ole isegi küsimus selles mõttes. Küsimus pole selles, kas tuleb. Küsimus on selles, kas ma olen valmis uuesti avama oma südant. Küsimus on selles, miks ma valin vägivaldseid suhteid. Küsimus on selleks, miks mul on siiamaani kasulik valida vägivaldseid suhteid. Sest kui see ei oleks mulle kasulik, siis ma neid ei valiks. Need on seotud ka perekonnamustritega. Muidugi. Et nüüd tuleb meil siin Turkus tuleb isa valguse vari, sihuke töötuba ja kuhu ma nagu lähen. Et miks ma nagu ka ikkagi mehi nagu ligi ei lase. Sest mul oli üks nüüd tuttav, siis sellest ma loobusin väga kiiresti, sest sellest tuli välja vaimne vägivald. Ma ütlesin, ei, ma ei taha seda. See ei ole minu jaoks. Miks ma ei lase ligi inimesi, sest ma kardan haiget saada. Ma kardan valu. Ja ma sulgen oma südamevalu eest kinni. Mitte ma ei karda mehi. Ma kardan haiget saada, see, mis sellega kaasneb. Sest ma olen nii palju kogenud seda juba. Ja ma tegelikult alateadlikult jätkan valimast sama. Sest see on mulle tuttav ja mugav. Kuigi ma oma peas teadlikult tean, et see on vaimne vägivald, on ju, et seda head aega on ju, aga ikka mind trigerdab see vägivaldne suhe. See mees, kes omab seda energiat. Nii, mis meil siis küsimus siin on? Mis küsimus meil siis on? Ma mõtlengi, et ei oskagi nagu siis midagi küsida selle kohta rohkem. Et ma pean lihtsalt ise, ma arvan, selles teraapias selle ära käima ja siis eks ma saan ka selgust midagi. Soovitus. Miks sul on kasulik siiamaani valida? Mida sa saad sellest vägivaldsest suhtest? No meeldib see, okei. Mis see pakub? Siis ma saan ennast ohvrina tunda, okei. Kuidas, mis aitab sul ohvri energiast väljuda? No siin on täielik transformatiivne protsess. See on põhimõtteliselt nagu elu peab pöörduma niimoodi, et see, kuhu sa lähed praegu, see on väga hea koht, et alustada selle protsessiga. Sest ohvrist on väga raske väljuda. Meil on ju see Karpmani kolmnurk, ohver, agressor, päästja. Ja me kõik, väga paljud, enamus inimesi ei ole väljunud sellest ringist. Me kas oleme ohvrid või siis me oleme agressorid või me oleme päästjad. Ja sellest on väga raske väljuda. Kui ma olen terve elu olnud ja see on juba lapsepõlvest ja see on nagu sisse juurdunud. Et juba vähemalt alustuseks on hea see, et sa suudad sellele teadlikult ei öelda. See on nagu esimene samm. Aga nüüd teine samm on ka, et mu süda ütleks nagu sellele päriselt ei, et ma nagu ei vaataks isegi selliste meeste poole. Aga siis on vaja enda sees muuta seda energiat. Sest ohvri peale tulevad agressorid. Mina olen ohver, mina tõmban ligi agressorid. Siis mul on vaja muuta seda sisemist ohvrit, siis need agressorid lihtsalt ei ilmu minu
ellu. Mul oli hiljuti töö, kus oli ka muster, et naine valis vägivaldseid suhteid. Ja ta tuligi küsimusega, et miks kurat ma jätkan valimast selliseid mehi. Ja vastus tuli lapsepõlvest, sellepärast, et ta isa ei märkanud teda. Ta isa ei andnud talle tähelepanu. mul on ka see isa teema on ka see, et ma päris isa ei ole kunagi näinud, aga võõras isa oli ka vägivaldne. Vot, ja siis ma otsin nagu samasugust alateadlikult või siis tead, et see on see tunne, et mind ei nähta, mind ei märgata. Temal oli siis see, et mind ei nähta, mind ei märgata ja hüljatuse üksinduse tunne. Ja siis, kui ma valin meest ja näiteks ta lõpetab, noh, ma ei tea, sulgeb endasse näiteks mingitel põhjustel, see ei pea isegi minuga olema seotud. Näiteks tööl on probleemid ja mees sulgeb. Isegi kui ta ei ole vägivaldne, sel hetkel, kui ta sulgeb, ma tunnen ennast märkamatuna, et mind ei nähta, et mind ei märgata, et mind hüljatakse, jäetakse maha. Ja siis ma kogen jälle neid lapsepõlvetundeid. Ja sellel naisel oligi niimoodi, et tal oli sihuke normaalne suhe, aga kohe, kui see mees tõmbus endasse, siis ta koges neid lapsepõlvetundeid ja siis läks minema, sest ei suutnud nendega toime tulla. Ja siis järsku hakkas jälle valima vägivaldseid mehi ja siis me vaatasime sisse, et okei, mida siin tõmbab nendes meestes. Ja vastus oli see, et läbi selle vägivaldsuse nad annavad tähelepanu. Et nad näevad sind täiega, aga see isa lapsepõlves ei näinud. Noh, see on sihuke väärastunud viis seda armastust saada. Et läbi selle emotsionaalse vägivalla või füüsilise mind märgatakse. Ja see on ju minu jaoks armastus, et mind märgatakse. Ja see on nagu jumala väärastunud, aga niimoodi töötab meie psüühika. Ja hetkel, kui ma mõistan seda, ma võin hakata seda muutma. Vot. Selge. Siis lähen sinna ja ma hakkan sellega tegelema, et. Ja ma olen täpselt samas kohas. Ma olen täpselt samas kohas, et valin neid, kes ei vali mind. Ja siis mõistan, et et tegelikult ma ise ennast ei vali. Aga kuidas ennast valida? Kuidas ennast armastada? Kuidas teha ennast õnnelikuks ise? Need on väga olulised küsimused, millele me kõik siin otsime vastuseid, on ju. Vot. Kas sa said enda jaoks midagi siit praegu? Jah, ma sain, et see ongi see, et ma tunnen, et ma pean ikkagi sinna minema seda tegema, et eks see õige mees tuleb mu ellu siis, kui ma olen ka selleks ise valmis ja suudan ka lasta ligida endale. Mitte on ka, siin on küll neid kandidaate, aga ma ei ole seksobjekt neile. Ei olegi vaja. Ma olengi öelnud, et ma ei ole teie jaoks see läbisõiduhoove. Sul on 2 kätt, mina aitan ennast ise, kui tahad. Super. Nii ongi, et kui ma õpin ise ennast valima, väärtustama, siis kõik need mehed, kes tahavad mind objektina näha, nad lihtsalt kukuvad ära. Ja senikaua, kuni ma ennast ei väärtusta, minu ellu tulevad ka mehed, kes ei väärtusta mind. Ja nad hakkavad näitama, kuule, et ainult seksida tahaks, et muuks sa ei ole nagu kõlblik, on ju, et ainult seksiks, sinuga muud ei taha. Nad lihtsalt peegeldavad sulle seda, et sa ei väärtusta ise ennast. Vot. Aga edu sulle! Aitäh!